No nii, tervitust siit jälle. Et täna on siis see hetk, kus mul on tekkinud tunne, et ma lähen justkui kogu selle vooluga kaasa ja räägin samamoodi ühel sellisel kuumal teemal, nagu on siis seda koroonaviirus. See on nii naljakas, kuidas inimesed võtavad seda nagu, kui ütleme märgata, kuidas inimesed seda võtavad nagu nii erinevalt, et mõni võtab seda põhimõtteliselt naljana, mõni võtab seda nagu täiesti rahulikult ja on siis veel kolmas kontingent, kes on täiesti paanikas. Mina lähen võib-olla sinna esimesse kahte leeri rohkem, et kindlasti on mul seal vahepeal nalja ja kindlasti olen ma selles üsna rahulik ja jälgin, mis toimub. Et huviga jälgin isegi, mis toimub. Mis ma tahan öelda on see, et meil on olnud ennem erinevaid igasuguseid, ma ei tea, sarse, ebolat, ma ei tea, linnugripp ja mida iganes ühesõnaga, et on meil ennem neid olnud ja ei tea väga, et oleks olnud mingi väga suur epideemia, et nüüd on nagu justkui see kõige suurem epideemia, et pandeemia, nagu nad ütlevad, ülemaailmne. No eks näis, kas see asi ikkagi on nii hull, et mina arvan, et üldse eestlased on minu meelest läbi põdenud palju hullemaid asju juba siin korduvalt ma oma laste pealt ja ise siin olnud pikali päris ägedalt, et ja ülemiste hingamisteede mingit viirust ei ole nagu midagi nüüd nii katastroofilist. Et ma arvan, et kui vaadata suremust või mis iganes, siis vähiga minu meelest sureb võib-olla isegi üle 90% või rohkem inimesi nagu siin nüüd selle viirusega, et keegi ei ütle, et hakkame kedagi karantiini panema või mis iganes. Nii et selle koha pealt jah, ma ei tea, kas on nagu põhjust väga paanitseda. Võib-olla selline küsimus tekib, et kellele see kasulik on või miks üldse selline teema võiks üleval olla, et siin ütleme, erinevad allikad ütlevad, et kes ütleb, et see on 5G mingi katsetuse teemad ja kes ütleb, et on majanduskriisi katteks ja kes ütleb üldse, et on seotud siis, nagu öeldakse, selle eliidi seas olevate inimeste siis just nende pedofiilide massilise arreteerimiste ja asjadega, et just kui jäävad haigeks ühesõnaga, et Tom Hanks ja ma ei tea, kes siin nüüd järjest on nüüd läinud, et eks näis, et väga huvitav on vaadata, mis toimub, aga milleks iganes ta siin on, et mina arvan seda, et hirmuvalitsus on olnud meil väga pikka Eestis ja igal pool mujal ka, et minu meelest üks parimaid viise nagu on ju kontrollida masse ikkagi läbi surmahirmu, et siis teeb inimene mida iganes tahetakse, et nüüd ma küsikski, et võib-olla kellele sellist liikumist või sellist kogemust vaja on, Mina jälle mõtlen, et kui on olemas nagu justkui selle asja miinuspool, siis on olemas seal ka see plusspool, et kuna me elame siin duaalses maailmas, isegi Trinites ütleks, et on halb ja hea ja siis on see nullpunkt või kuldne kesktee ka, aga üleüldiselt ikkagi ma näen, et on olemas selle mündil ka see teine pool, et näiteks, et mul endal laps on koduõppel ja et ütleme nii, et palju rohkem on hakanud huvi tundma inimesed nüüd selle koduõppe vastu ka, et kuigi see, mis praegu on, ei ole päris koduõppe ja ta on natuke selles mõttes teistmoodi, et ta tekitab võib-olla natuke sellist pinget vanematele kindlasti, see on uus olukord ja nad peavad töö kõrvalt jõudma justkui täita veel kõikide õpetajate soove, et koduses plaanis siis koduõpe on hoopis teistsugune ja seal on nagu lapsekesksem see teema ja individuaalõpe, et see on hoopis midagi muud kui tavaline grupiõpe, mis on siiani juurutatud ja seal ei ole ka sellist nõudlust igapäevaselt jälgida mingid õpetaja ette antuid harjutusi ja nii edasi, et ta nagu mõneti, ütleme siin koduõppegruppides igal pool on nüüd see teema tõstatatud ja läbi käinud, et kas see on nagu positiivne või ta on selline pigem negatiivne kogemus nendele inimestele, kes ei ole nagu koduõppega üldse kokku puutunud.
või üldse kodus rohkem lastega olnud, nagu öeldakse, koos. Et siis seal ka pigem kahte leeri lähevad need arvamused. Mina arvan ikkagi, et lõppkokkuvõttes, et mõnele on see hea, mõnele halb, aga eks ise saate siis kogeda, mis tunne see on. Aga minu meelest on see, et pered saavad koos olla ja saavad rohkem aega, saavad lapsed võib-olla rohkem tähelepanu ja et ma ei ütleks, et oleks ainult kõik väga halb ainult siin. Ma arvan, et see nihutab ka mind finantsiliselt võib-olla siin mingid paradigmasid või võimalusi ja samas ma isegi kahtlustan veel, et seal võib olla veel see ka minu jaoks võib-olla selline, no ma ei ütleks, et ma oleks üks inimene, kes tahaks nagu just, et kellegi kätte makstakse või mis iganes, aga on olemas selline asi nagu karma, mis on tasakaaluseadus võib-olla öelda nii võib-olla paremini. Et eks see võib-olla seal Hiinas, kus on nagu väga palju olnud sellist loomade väärkohtlemist ja kõik need muud seksuaalsed teemad ja kõik, mis seal nagu väga teemad üleval olnud, eks ma arvan, et see mingi karmatasandus ka on. Aga ma arvan, et ta loob nagu mingisuguseid uusi võimalusi selles just majanduslikus võtmes ka, et no eks näis, kuidas need asjad lähevad, aga ma kahtlustan, et siin kuna need vanad asjad ikkagi väga palju lagunevad, et siis ma usun, et see on selline väike kelluke meile endale kõigile, et natuke ümber hinnata mingisuguseid väärtusi elus või vaadata, mida sa üldse elus nagu tahad või mis võiks olla parem või siuke hetk nagu hingamiseks või mõtlemiseks natuke ja minna loodusesse ja nii edasi. Et noh, kellel on tõesti väga suur hirm, et no ma soovitan tõesti, et söö siis seda C-vitamiini, D-vitamiini, mis iganes, eks ju, et igasuguseid looduslikke asju on ju siin väga palju häid olemas veel, nii et aga ma räägiks võib-olla sellest vaimsest poolest või energeetilisest poolest ka, et mida ma näen on praegu see, et ta tegelikult raputab seda inimkonna sellist ühisvälja ja ma arvan, et see on nagu väga hea, sellepärast, et nagu ma ütlesin, et ta aitab ka nagu mis see viirus on, eks ju, et või mis on üldse, kui inimesel hakkavad plokid eemalduma, siis tavaliselt ongi selline natukene haiglane tunne võib-olla või kuskil siin-seal on valu või mis iganes, eks ju, et võib see nohuna esineda kurguvaluna, kellel on kurgutšakra teemad, eks ju, et siis see võib see kurgu teemad olla, ülemised hingamisteed, eks ju, kõik sellised teemad, mis praegu nagu kattuvad, et mina arvan, et see on selline suurem plokkide eemaldamise aeg energeetilisel tasandil ja just selle ühisväljas just inimkonna ühisväljast just seda puhastada. Nüüd televisioon ja üldse see kogu see peavoolumeedia, et eks nad selles mõttes väga on see eliit või kes iganes seal taga on, eks ju, et eks nad üritavad teha või üsnagi teevad võib-olla mõneti ka edukalt sellist seda hirmu programmeerimist läbi programmide ehk siis televisiooni ja igasugused muud võimalused, raadiod ja nii edasi, et ajalehed ja et kas tasub väga minna kaasa selle, ütleme sellise negatiivse poolega, et vaadata asja võib-olla natukene tasakaalukast punktist, mida see televisioon ja raadio annavad või üldse see meedia, ta annab sulle idee. Ta annab sulle mingisuguse idee, ta söödab sulle selle ette ja sina oled nüüd see, kes siis võtab selle vastu või ei võta. Et kas see on nüüd see, mis läheb sinu, ütleme, kuidas öelda, sinu juurolemusega kokku või ei lähe, et nagu siin vaimses võtmes räägitakse ka, et praegu maailm justkui muutub või ta muutub, aga selles mõttes, et väidetakse ka, et kahte leeri justkui läheb maailm, et ühed on need, kes jäävad 3. dimensiooni ja ühed on need, kes lähevad 5. et praegu hetkel oleme 4. justkui. Et mina arvan see, et kui sulle see idee nüüd antakse, et siis mõtle järgi, nagu kas see on see, mida sa tahad uude maailma, et mina soovitan küll praegu, kuna sinna pannakse mõte sisse või see idee, eks ju, ja sinna lisatakse ka emotsioon, siis see on just see manifesteerimise võti, mida nad nagu väga hästi kasutavad, siis ma küsiks nagu, et kui me seda reaalsust loome siin, et kellele nagu see siis kasulik on selline reaalsus. Mina näiteks tunnen küll, et mina võtan seda väga positiivselt ja ma olen täiesti nagu
kuidas ma ütlen, see on minu meelest nii äge vaadata nagu, mis toimub, et suured muudatused tulevad ja see on kuidagi selline uus hingamine ja uued raputused, võib-olla mõnele nii meeldiv ei ole, aga minu jaoks on kõrvalt vaadata praegu väga huvitav, et jälgin seda show'd ja eks ma elan kaasa, aga ma olen väga positiivne, et mul on pigem nagu hea meel, et see on tulnud, sest see, ma arvan, nihutab ikkagi väga suurelt seda ühisvälja teadvust. Nii et mina arvan küll, et on imelised ja põnevad ajad ja eks see siuke kuldsesse ajastusse minek on, et juba märgid näitavad, nii et minu käest on nii põnev, et teiega võtke pigem seda nagu rahulikku, mõnusat aega ja nautige ja jälgige, mis toimub. Nii et oleme siis põnevuses. Mul tütar teeb siin nalja vahepeal. Et näha need lapsed muideks, paljud lähevad siin ka nagu paanikasse, et ma näen oma tütre pealt, kes on 11-aastane, et ta tõmbab ka nagu rahulikult, ütleb, et rahu, relax umbes, et tõmbake tagasi ja et kõik on okei, et ei ole asi nii hirmus üldse. Et tore vaadata, siuke suur tüdruk juba oskab ise mõelda ja vaadata ja tunnetada. Nii et teie ka, et ma ei tea, nautige seda hetke nii hästi, kui saate, isegi kui see väike köha või nohu seal vahepeal on, et me eestlased oleme palju ägedamaid asju juba läbi teinud, nii et see on meie jaoks väga väike asi. Aga olge tublid ja näeme jälle. Tšau!